Tere hommikust sulle, kes sa sealpool ekraani nende tualettpaberirullide otsas istud, mis poest kõik ära on ostetud. Mõtlesin, et kuna sa seal oma kindluses niimoodi vaikselt peidus istud ja muud suurt teha pole, kui raamatuid lugeda ja internetis olla, et siis võtan sind endaga kaasa tänasele laupäevasele väiksele matkale ja vaatame, mis meid siin ees ootab. Et ega ma ise ka täpselt ei tea. Lihtsalt tundsin, et keha hakkas kodus vaikselt hulluks minema ja võib-olla on läbi selle video näha ka, et ma tunnen, et mu silmad täiesti kinnitavad sellest, et olen siin viimasel ajal ametis olnud raamatu kirjutamisega ja see tähendab teinekord selliseid pikki tunde ekraani taga istumist. Eriti on mul komme hilja öösel, kui mõte hakkab eriti voolama, just siis istuda seal väga kaua ja väga pikalt. Ja lõpuks on nii, et kui ma juba magama lähen, rääkimata hommikust, siis on täiesti tunda, et silmad on paistes ja kihvitavad. Et sellega ma pean natukene rohkem tegelema, tõmbama ennast tagasi ja seda asja natuke ümber organiseerima, et nii palju silmadele ei hakkaks. Ja ma pean tunnistama, et praegune olukord on üsna veidralt selline apokalüptiline, kuigi mina tunnen ennast suhteliselt rahulikult. Ja pean ütlema, et hetkel veel on see minu igapäevast elu siis väga vähe muutnud. Seesama viiruse poiss, kes meil siin aktiivselt tegutsemas on. Et tuleb küll tunnistada, et eks mina olen ka omamoodi moosekant ja see tähendab seda, et hetkeseisuga märtsi matkad ja üritused on nagunii tühistatud. Ilmselt ma lähinädalatel saan ka teateid sellest, et aprillikuu tühistatakse ja eks siis ole näha, et kas maikuusse planeeritud asjad jäävad paika või tuleb siin kuni halvimal juhul jaanipäevani või kesksuveni välja käed taskus istuda ja mõelda elu üle järgi. Ma jään korraks seisma ja näitan siin ümbritsevat. Ümbritsevas maailmas on selline hüsteeria ja paanika, aga siin meie rabas on selline seletamatu rahu. Siin on kõik nii, nagu ta tuhandeid aastaid on olnud. Ja mul on tunne, et see praegune olukord vähemalt minu sees võimendab seda arusaama, et sellised maastikud ongi need tegelikud, pole mingis mõttes isegi sellised turvalisuse või julgeoleku allikad, kui sa oskad nendega suhestuda õigesti. Ja muudavad selliste ettenägematute olukordade üleelamise oluliselt lihtsamaks. Et siit tekibki see hästi suur küsimärk, et kas me tahame ikkagi seda, et läbi meie riigi lähevad suured raudteed ja ehitame ainult mingid suuri maanteede võrgustikke juurde, rajame igasuguseid suuri tehaseid, et mis siis omakorda toituvad sellistest maastikest. Et me müüme mingisuguse sellise võlts turvalisuse vastu selle päris maailma maha. Ma loodan, et ma vähemalt oma kirjutiste ja mõttemõlgutustega suudan panna inimesi mõtlema nende väärtuste peale. Ja kes teab, äkki sellised olukorrad panevad üldsust ka kuidagi teistmoodi seda elu hindama. Aga võib-olla on see väga naiivne mõttekäik. Et nii kui see kriis saab mööda, siis on kõik endine tagasi. Sest õppekohti on praegu väga palju. Seegi kui me vaatame seda, kuidas inimesed käituvad, mida nad sealt poest ostavad, on tegelikult
ma isegi ei tea, kas hakata nutma või naerma. Aga võib-olla neid kokkuvõtteid saab teha siis, kui see asi on läbi seljatatud. Siin vahepeal olen leidnud põdrapuu siis. Äkki näen põtra ennast ka hiljem. Siis ära kraapinud selle männi koore siin. Siin on üldse jälgede järgi ka näha, et siin on põtru. Ma ei tea, kas just palju, aga see on populaarne paik põtrude jaoks. Ja mul on siin lähedal tegelikult rajakaamera ka. Ja just tunnike tagasi sain pildi, et seal on üks suurem selline metskitsede seltskond koos. Mõned sokud ja vist oli 1 või 2 emast ka. Näis, kas ma lähen toon selle kaamera ära. Algne plaan oli selline. Aga kui hakkasin üle pika aja taas videosid saama, siis mõtlesin, et tühja ka lasta jääda siia. Näitan siis sellist üleminekut ka, et ma tulin sellisest rabametsast või rabamännikust, kus on madalad männid, palju sookailu. Ja nüüd ma hakkan siis jõudma Rabasaare peale. Tegelikult see sama saar, kus mul on siis rajakaamera ja mulle väga meeldivad need Rabasaared, sest need on tõesti vähemalt selle piirkonna mõistes sellised täiesti omaette maailmad. Et üldjuhul Rabasaarel siinkandis on hoopis teistsugune kooslus, hoopis teistsugune mets, kui on see, mida sa kuskil autotee ääres näed. No, üks asi on see, et need ei ole sellised majandatavad metsad ja teiseks nad on sellises isolatsioonis kujunenud ja hästi palju sõltubki sellest keskkonnast endast ka ja nendest tingimustest. Et see mõnes rabas võib tähendada seda, et seal on selline laialehine mets, kus on siis pärnad, tammed, ka vahtrad, sellised suurte lehtedega puud, lihtsalt öeldes. Aga siin on näiteks pigem selline liivane pinnas ja meenutab kohati selliseid Lõuna-Eesti või Pärnumaa männimetsasid. Ja ma võin praegu juba aimata seda, et kuidas need metskitse sokud on siin üsna ärevil. Kindlasti nad kuulevad mu häält juba ja ka lõhn ilmselt jõudis enne seda häält juba nendeni. Ma pean nüüd natuke endaga aru, et kas ma võtan selle kaamera siit kaasa või ma ikkagi jätan mõneks ajaks veel siia. Iseenesest on selline hea eraldatud paik ja need siin pole siis inimese rajad. Need on pigem loomade poolt sisse käidud sellised teed. Ja eks loomad on ka nii, et nad kasutavad ikka tihti selliseid ühiseid radu. Ei ole nii, et igaüks tammub oma ette. Ja täiesti ma ütlen, minu jaoks on see nagu tõesti fantastiline maastik. Seda sellist ei ole siin Raplamaal väga palju. Ja see eraldatuse tunne ka, eriti praeguses kontekstis, kus sulle meeldibki olla inimestest eemal ja saad siin omaette lihtsalt olla ja hulkuda. Ei pea lugema neid uudiseid WC-paberist, vaid saad täiesti olla sõltumatu puhaste mõtetega. Siin on metssead kõvasti tööd teinud. Vaatan, äkki leian mingi mõnusama paiga. Väga mõnus tuulevaikne ka. Täna on üsna tugev tuul. Aga lihtsalt siin künka
tagavarjus. Siin on mõnus soe, ka päike paistab peale. Just ei oska midagi paremat tahta. Võib-olla seangi siia päikese kätte 2 puu vahele oma kiigikese vaikselt rippuma. Või see ei pruugi ulatuda, aga proovi saab ju teha. Ja siin ma nüüd siis olengi. Leidsin oma selle viimase pelgupaiga Rabasaarelt. Ja selles mõttes ju ei ole midagi uut siin maailmas, et Rabasaared on alati meile pelgupaigaks ajalooliselt olnud. Ja kui see kõlbas kaugel sõja ajal, siis seda enam kõlbab ta tänasel päeval ka selleks, et kriisiolukorras korraks minna akusid laadima. Ja selles valguses mulle tundubki, et me alahindame seda riiki ja seda looduskeskkonda, kus me elame või mis meie ümber on. Et kui me vaatame hetke olukorda maailmas, siis inimesed on ennast lukustanud kuskile betoonseinte vahele ja ma ise arvan, et mina hakkaks seal kergelt hulluks minema, aga siin väikses Eestis on meil nii palju sellist ruumi, kus me saame olla omaette ja säilitada sellise tervemõistuslikkuse juba selle arvelt, et me ei pea kogu aeg neid uudiseid kuulama. Et siin on täiesti võimalik, et sa mõne tunni jooksul unustad täiesti ära, mis väljaspool toimub. Ja minu arust on see hästi mõnus. Kohe ei oskagi midagi rohkem lisada. Võib-olla üks asi, mida ma veel olen mõelnud viimastel päevadel, on ka see, et seesama ilm, mida me nii väga kirume, et on ta hall ja sombune ja jahe ja külm ja nii edasi, et tegelikult paljud need tingimused on just need, mis mingis mõttes võib-olla hoiavad ära igasugused bakterid ja pisikud meie keskkonnast. Et selles valguses ka meie keskkond on juba selles mõttes hästi puhas. Et sellises kuumas, tihedalt teineteisega koos olles, igasuguseid rupskeid ja molluskeid süües, ikkagi tundub, et keskkond näitab üsna selgelt kätte, et see ei ole nüüd küll eluviis, mida viljeleda. Ja mulle tundub, et see meie selline põhjamaine mõttelaad ja introvertsed jooned meie sees on need asjad, mis hoiavad sellise süsteemi võimalikult puhtana igas mõttes. Ja ma väga loodan, et me jätame teadlikult selliseid puhverkeskkondasid või puhverruumi siia geograafilises mõttes oma asulate ja üldse kogu selle inimpaiknemise ruumi sisse ka edaspidi. Ja seda ma isegi ei hakka eraldi selgitama, et hästi oluline, et need ruumid oleks mitmekesised, mitte viidates natukene ka metsanduspoliitikale, et need ei oleks üheliigilised mingisugused puupõllud või sellised, kes tahab, võib neid ka metsaks nimetada. Et ikkagi see mitmekesisus on see piisavalt hea puhver, mis aitab ära hoida ühe või teise liigi sellise järsu pealetungi, just kui rääkida mingitest kahjuritest ja muudest pahalastest meie suhtes. Sest ega laiemas plaanis ju pole olemas ei halba ega head, kui minna filosoofiliseks, et aeg-ajalt ongi vaja süsteeme puhastada.
võib-olla meil inimesena on seda väga raske ainult tunnistada. Kuigi me ise ju oleme samamoodi sellised parasiidid, kes seda maailma üritavad kuidagi oma äranägemise järgi siis korrastada. Võiks nagu aru saada, et me niimoodi teeme ja sellest ei saa mööda vaadata, aga võib-olla, kui me seda rohkem teadvustame, siis me oskame paremaid valikuid ka edaspidi teha. Ja niimoodi ma olen siin. See on see osa sellest matkast, mida ma kahjuks mitte kuidagi ei saa nagu edasi anda. Mõnus on siin olla. Päike natukene päästab ka seda, et ma ei pannud ennast kuigi paksult riidesse ja see rippvood on hästi õhuke. Küll aga võtsin ma endale külje alla kaasa sellise suvise väikse magamiskotti, et see teeb nagu asja paremaks. Aga ikkagi ma tunnen, et võib-olla selline mõnus paks sulejope teeks mu olukorra veelgi paremaks. Aga ei ole kurta. Mul on siin teed, mul on küpsist ja mu ümber ei ole inimesi, mis kõige olulisem. Lihtsalt vaikus ja kardan, et metsloomad ma olen siin juba oma lõhnaga ära ajanud. Ja ma mõtlesin, et ma käin sealt kaamera juurest läbi ja mõtlen, võib-olla ma ikkagi võtan selle kaamera kaasa ja leian talle uue koha. Ma võin siia samasse videosse põimida siis juurde oma senised kaadrid, mis ma selle kaameraga olen saanud. Et need ei ole ainult sellelt Rabasaarelt, vaid ka teistest kohtadest. Aga lihtsalt ülevaateks, et kes mulle sinna silma ette jäänud on. Mul on käinud seal mägrad. Kõige esimesena ma paningi selle mägra selliste urgude ette. Siis on käinud üks tiine põdraleh ilmselt. Metskitsed muidugi erinevad. Ja jänes kahjuks jäi väga uduselt peale. Vist oli halva ilma tõttu ka. Kaamera silm oli natukene udune. Ja rebane. Mõtlen, kas midagi veel. Praegu vist rohkem ei olegi. Jätsin oma rippvooldi sinna, fotovarustuse ka. Ja mõtlesin, et lähen väiksele ringkäigule. Siingi on näha, et Rabasaarele tuleb sisse selline loomarada ja hargneb siin erinevatesse suundadesse. Ma leidsin täpselt oma sellise pikutamisasendi järgi voolitud siis puuoksa. Selline paik istumiseks. Täiesti fenomenaalne. See oleks nagu mingi hiiglaslik elevant siin. Ja ronisingi ülesse. Ütleme nii, et vajaks võib-olla mingisugust madratsit või pehmendust alla. Aga üldiselt see oleks päris äge koht, kus istuda. Siin kannataks täitsa mitu inimest kõrvuti istuma. 2 lükki vähemalt, kui mitte 3. Väga äge. Ja siin üleval on siis väike iste ka veel. Seal saab ka istuda. Et kui metssead tulevad taga ajama, siis siin on hea koht, kus öö mööda saata. Mõtlesin väga pikalt, kas ma viitsin selle kaamera siit ära tassida või viitsi. Aga vahelduse mõttes kisun kaasa. Siin ta siis on. Võtame selle siit lahti. Juhtmed küljest ära. Klapi lahti. Lülitan välja. Nii. Olemas. Korralik kobakas on see asi kokku koos akuga.
mitu kilo. Et oma sellist vitaalsust ja tervislikkust säilitada, siis leidsin just ka suurepärase loodussaaduse siit puu otsast. Tegemist siis musta pässiku tšaagaga ja mul on tunne, et ma pean natuke rakendama oma akrobaadi oskusi ja siit kuidagi mingi valemiga ilmselt ma ronin mööda seda kuuski ülesse. Lähen sinna kase peale ja siis saan selle sealt kuidagi noaga kätte. Ütleme nii, et oleks ma teadnud, et see nii raske on, ma oleks selle sinna puu otsa alles jätnud. Aga nagu näha, päris hästi sain kätte selle. Ta oli niimoodi kergelt puu sisse kasvanud. Selline kobakas siis. Noh, kuidas siis süke korralik tükk. Mis tegi selle kätte saamise raskeks oli see, et see on jääs. Noaga on kohe palju raskem seda kätte saada. Aga muidu ilus tükk ja mul sai siis vahepeal aku tühjaks, aga tahtsin öelda, et täitsa korralik selline tšaaga tükk ikkagi. Ja korjamisel ma kindlasti pöörasin tähelepanu sellele, et see puu, millalt ma korjan, oleks ikkagi elujõuline puu ka. Et kui ta on surnud puu, siis on sellest tšaagast seal peal vähe tolku. Et see tšaaga ikkagi puu jaoks on selline kasvaja, kes üritab siis sellise parasiidi kombel lõigata sealt oma kasu, saada puu seest kätte neid igasuguseid mineraale ja kasulikke aineid. Nii et surnud puu pealt pole ju midagi võtta ja sellepärast tuleb vaadata, et see ikka korjaks seda elava puu pealt. Et mina viin selle koju. Mul on veel mõnes kohas märgitud salakohad, kus on mõned suured tšaagad, aga nende kätte saamine vajab veel pikemat sellist mõttemõlgutust, et kuidas see tehniliselt sealt puu otsast kätte saada. Ja see võib tunduda hästi ebaproportsionaalselt suur energiakulu, et miks seda üldse puu otsast korjata ja miks mitte osta poest. Ma arvan, et üks asi on see, et selline ise püütud, ise korjatud, ise jahitud, kõiksugused elukad, taimed, putukad, marjad, mida kõike veel keegi hankida mingil põhjusel tahab endale. Et see on mingisugune ürgne selline boonussüsteem inimese sees. Et kui me need asjad kätte saame, siis see tunne, mis nendega kaasneb, on kuidagi nii positiivne, et kui sa poeleti pealt need asjad ostad, siis see pole võrreldav. Et tuleb ikkagi vaeva näha ja pingutada. Arvan, et nüüd ongi aeg siin sookailust uimastatuna tõmmata ots kokku, seada sammud tagasi auto ja kodu poole. Ja võiks ju kokku tõmmata selle asja ikkagi mingisuguste mõtetega. Ja üks asi, mis minu jaoks oma sellisest mõttemõlgutamisest kumama jääb, on see, et see praegune olukord näitab kuidagi väga hästi kätte selle, et minu arust see pigem on nagu väike hoiatus tulevikuks ja mõtteaineks kõigile inimestele, et selleks jumalaks või robotiks püüdlemise juures me ikkagi ei saa unustada seda, et me oleme inimesed ja kui olukord läheb väga keeruliseks, siis ei aita meid mitte ükski äpp, mitte ükski muu selline moodne nähtus, mille peale me oleme oma elud üles ehitanud. Ei saa helistada kuskile klienditoesse, et miks mul internetti pole või miks ma toitu ei saa tellida, vaid see toit tuleb ise kuskilt kätte saada oma teadmistega. Ja
WC-paber ei kannata süüa, seda pole mõtet poest osta. Auto pagasiruumide täite kaupa ja kõik muud sellised lollused, millega on näha, et me siin tegeleme. Paanika saabub. Et jäägem inimesteks ja ärgem unustagem seda, kust me tulime. Võib-olla see ei olegi nii halb paik. Just selles mõttes, et keerame selja oma juurtele ja hakkame ülistama sellist moodsat maailma, kus saab toetuda tehnoloogiale ja sa ehitadki kogu oma elu selle peale ülesse. Et see on suuresti ikkagi illusioon ja ajalugu on väga hästi näidanud, et selline küttkorilase eluviis on ikkagi ajaloo poolt mitmeid kordi, sadu, tuhandeid kordi võib-olla isegi testitud eluviis ja see on kõige kindlam. Et kõik muud, olgu see siis selline põllumajanduslik või hoopis selline tehnoloogiale toetuv elu, need millegipärast ei ole sellised usaldusväärsed. See on suuresti illusioon. Me elame väga hapras maailmas ja mida targemad meie linnad ja kodud on, seda hapramaks see maailm muutub. Nii et hoiame seda talupoja mõistust ja elame edasi järgmise korrani.